nii, ja me saime nüüd võistlusplatsi ka oma patareidega arv vahetatud. Räägi Mikk, räägi siis, kuidas tänane võistlus kujunenud on, et kas on ka kiired robotid või võtavad oma aja ja... Meil on kiired robotid, meil on täpsed robotid, meil on Lego robotid ja meil on tavalised robotid. Kõik on ühte või teistmoodi erilised. Võrratu, lihtsalt võrratu. On, ja me oleme otsapidi Lego joone järgimise finaalidesse jõudnud. Ja meil on endiselt siin Tundel ja Tendi, kes võiksid vist nüüd oodata kohtuniku vilet, jah? Ikka läheb üle, miks meil aega läheb? No eks siis nad võivad teha mingi soojendusringi või... Ei, hakka siin mingit soojendusringi tegema. Ja aga robot võib ikkagi rehvid soojaks teha, pangu siis soojendid peale. Meil on seda, nüüd me saime aja ka. Läheb üle aega. No vaat, ja nii kruuitaksegi pinget. Kuna sa oled siin joone järgmise poole peal terve päev figureerinud, siis... Figuurisin, jah. Ja, väga hea. Figuur on sul hea juba. Igal juhul ma tahtsin küsida su käest seda, et varasematel aastatel oleme mitte nüüd küll siis Lego joonejärgijate puhul, vaid nii-öelda tavaliste joonejärgijate puhul näinud siis ka välisvõistlejaid. Palju neid tänavu on ja kuidas siis nende etteasted on olnud? Üksjagu etteasted on väga meeldejäävad olnud. Aga nüüd on meil siinpool oli Tendi, jah? Tendi on siin, nii. Mis ma tähele pannud, kogu päeva jooksul on hästi oluline nagu minnamise kiirus, aga see joone järgimine on tohutult oluline täpselt samamoodi, ehk siis täpsus. Väga palju robotid on väga kiired, kes on otse väljakult välja tulistanud. Aga see ongi see, et kärsitus ja nii-öelda selle ülesande täitmine ei saa kuidagi omavahel koos olla vist, eks? Jah, nii ka siit tundub, et Tendi sai endale ajakirja ja Tundel, tal läks midagi sassi seal. Nii. Kas niimoodi lõigata ei ole lubatud, et kui ma nüüd tean, kus finiš on, et ma siis paneks otse sinna? Siin oli vahepeal siin üks hästi vahva robot nimega Grape oli, kes kasutas täpselt seda sama taktikat, ta läks ainult otse. Aga antud juhul on siis, miks ülesandeks on siis, et ära mine otse, vaid mine ringiga? Mine ringiga, jaa. Seekord siis niimoodi. Nii, aga Tendi sai meil ajakirja ja Tendi liigub edasi. Nii, ja meil on järgmisena siin kes see? Nii, meil on Mibi ja Viimsi 1. Kus pool on Viimsi 1? Siin. Ja nüüd siis kõigile lapsevanematele ka, et kui te tahate, et teie peres oleks kodu korras, põrandad alati puhtad ja lastel hobi olemas, siis Lego robotid garanteerivad selle, vähemalt joonejärgijate puhul oli näha, et enne kui ikka robot maha pannakse, siis püütakse ikka põrand ilusti puhtaks ära. Jah, seda me oleme siin päeva jooksul päris palju näinud. Isegi vahenditega tahaks lust. Nii, tubli. Kas kohtunik ütleb, et korras? Viimsi saab endale 17,62 saab endale ajaks. Ja ma kujutan ette, et siis, kui enam ise pühkida ei viitsi või lapiga põrandat pesta ei taha, siis oleks väga hea,
teha niimoodi sellised kontuurid endal põrandale Jaa, maha, panna absoluutselt. roboti alla üks lapp ja küll ta siis käib niimoodi edasi-tagasi mööda joont. See on hea mõte. Jah. Aga tundub, et mõlemad robotid täidavad oma ülesannet väga korrektselt. Nii, mõlemad said aja. Mibi sai 23.09 ja Viimsi sai 17,7. Mibi sai 4. koha kokku. Ja nüüd astuvad vastamisi Tundel ja Viimsi. 1. Ja nende omavahelisest vastasseisust kaotaja saab Robotex 2013 joonejärgijate, Lego joonejärgijate võistlusel 3. koha. Ehk siis elame kaasa. Nii täpselt ja... Üsna tasavägiselt läheb praegu see vastasseis. Aga täpselt, siin on finaalil jõudnud väga täpsed ja küllaltki kiired siiski robotid. Et enam ei ole sellist möödamanevist. Nii! Viimsi saab ajakirja 17,75. Ja Tundelil 25,35 ajaks. Tundel peab nüüd natuke panema hoogu juurde. Nii, valmis. Võitja liigub siis edasi finaali. Kaotaja saab 3. koha. Ja kaotaja saab 3. koha, jah. Nii, siin võib veel kõike juhtuda. Nii, Viimsi läbi. Ja Viimsi on Ajakirjas. selle kohtumise võitnud. Jah, kohtumise võitud Tundel on saanud 3. koha. Robotex 2013 Lego joonejärgijate 3. koht Tundel. Aplaus! Tubli! Nii ja nüüd superfinaal. Viimsi 1 ja Dendi. Kui Viimsi võidab, siis tuleb üks matš veel. Kui ei võida, siis on tegemist Dendi esikoha võiduga. Nii. Siin on nüüd kiiruse täpsus. Dendil läks asi segamini. Nii, aga nüüd selles mõttes, kas... Ma tahan just näha, kas Viimsi oma aega on parandanud viimase matšiga. Kohe saame teada. Ei ole. Aga esimene katsevõit tuli siis Viimsile. Ja harjamise liigutused on ikka niimoodi, et ikka kõik sodi ikka vastas väljakule. Aga nüüd siis on otsustav hetk, kas Viimsi suudab Dendi selles kohtumises võita ja jätkub veel seesama finaal. Ja võitlus esimese koha pärast on kange nii. Tundub, et hetkel, kui midagi alt ei vea, siis nii ka läheb. Nii, Viimsi ajakirjas 17, ja nüüd siis toimub veel 2 otsustavat sõitu nende robotite jaoks. Ja. Nimelt nüüd nende 2 sõidu arvestuses võitja saab esikoha ja kaotaja teise koha. Väljaku poolte vahetus.
ja nüüd on see otsustav lahing. Kes võidab Robotex 2013? Lego joone järgimise. Nii, iga detail on ikka viimse peensuseni välja töötatud. Võistlejad on valmis. Kohtuniku poolt avavile on kõlanud. Nii. Tendi startis väikese viivitusega ja hetkel juhib seda kohtumist Viimsi. Nii peaasi, et täpselt joont saaks järgitud. Viimsi lõpetas. Ja nüüd on vaja veel sõita üks sõit, üks viimane otsustav sõit. Võistlejad on valmis, kohtunik on ka valmis ja kõlanud on vile. Nii. Ja see viivitus, mida Tendi alguses teeb, see võib talle osutada saatuslikuks. See ei loe midagi, siin on ainult aja ja kiiruse peale, nii, loevad täpsus, kiirus, nii. Ja kohe saame teada ka tulemused. Ja Viimsi võitis 1 sekundiga. Robotex 2013 Lego joone järgimise võitja on võistkond Robotiga Viimsi. Ja teine koht Robot Tendi. Nii, kus läks Viimsi meeskond? Kohe paar emotsiooni. Kus on Viimsi? Siin, nii. Kohe hakkab autasustamine, aga enne teile paar küsimust. Tulge siia. Kas teil on esimene aasta Robotexil? Jah. On esimene aasta? Jaa, esimene aasta. Nii, mis mõttega, miks te tulite Robotexil, mis teile mõttes oli? Võita. Tahtsite Robotex tulla, et võita, väga hea mõte. Kes teil see, kes selle plaani, kes selle mõtte välja käis? Aleks. Ja kes tema on? Isa, vend, sugulane, õpetaja? Väga tubli. Nii, kui te Viimsi robotit disainisite, mis oli üks asi, mida te eriti oluliselt meeles pidasite kogu aeg? Mis pidi kogu aeg töötama? Stabiilsus. Stabiilsus. Meil oli alguses oli, et kui sa panid otse, siis ta läks mingi vingerdama täiega. Läks vingerdama, jah? Jah. No aga sellegi poolest, see tuli teil hästi välja, palju õnne teile veel kord ja Klaus, sõna on sul. Mina olen siis siia seisnud Roboti Tendi looja juurde ja palju õnne kõigepealt teise koha puhul. Oled sa Robotexil esimest korda? Ei, kolmas korda olen siin. Ja kuidas sul varasemalt on läinud? No mitte nii hästi nagu praegu. Ühesõnaga, tänane võistlus on olnud sinu jaoks väga edukas. Ma mõtlen, et jah. Aga mida oleks saanud veel paremini teha, et oleks tulnud ära ka see esikoht? No võib-olla see liigutus, nagu te nägite. Töödata rohkem. Jah, võib-olla see on vaja rohkem töötada selle roboti peal. Võib-olla pärast midagi tuleb hea. Aga olete osalemas ka järgmine aasta? Muidugi. Väga tore, palju õnne veel kord ja kohtume teiega juba mõne hetke pärast laval. Ehk siis, kallis publikum, suunake ka enda pilgud lava poole, sest nüüd hakkame neid noormehi autasustama. Lugupeetud daamid härrad, me liigume edasi Lego joone järgimise autasustamise juurde. Mul on hea meel teatada, et parimad on välja selgitatud, finaalid on läbitud, põnevat joont on järgitud ja kiiremad on saabunud võidule.
Kolmas koht, Lego joone järgimine, Robotex 2013, robot nimega Tundel, tule palun lavale. Aplaus. Nii, oleme jõudnud teise koha juurde ja väga täpselt, kuid natukene halvemini kui esimene koht on joont järginud Robotex 2013. Lego joone järgimise võistlusel robot nimega Tendi. Tule palun lavale, aplaus. Seiske palun siia poole. Ja Robotex 2013 Lego joone järgimise esimese koha on auga joontennides välja teeninud robot nimega Viimsi 1. Ja nüüd on pildiaeg ja pärast seda liigume edasi tavajoone järgimise superfinaalide juurde.